Õhtu metsas oli vaikne. Agne ja Elena jalutasid mööda Männimetsa mere poole. Päike loojus, jättes taeva oranžikaks ja varjud puude all venisid pikaks. Agne vaikus polnud lihtsalt vaikimine. See oli mõtteis viibimine, segadus, mis hingest läbi liikus. Ta tundis, et midagi on ees, aga ei osanud veel öelda mida. Tagasi teel märkasid nad punapäist säsilit, kes pusis pahuralt telgi kallal ja pobises endamisi. Jälle need umbsõlmed. Pagan, võtaks küll. Ta oli äge ja otsekohene, boheemlaslik segapuder heast südamest, äkvihast ja huumorist. Elena naeratas tema üle, aga temal polnud aimu, kuidas see naine just nende maailma niimoodi sisse murdis. Hiljem Elena köögis kuulsid nad akna tagant taas säsili häält. Mitte kusagil ei ole rahu. Elena kutsus ta tuppa. 3 väga erinevat naist sattusid ühte ruumi, kus tee kõrvale lisandus ootamatut kergust, naeru ja midagi, mida polnud pikalt olnud. Mõistmist. Järgmisel päeval sõitis Agne linna oma koju, et tuua mõned asjad. Elena oli enne küsivalt vaadanud. Oled sa kindel, et lähed üksinda? Agne ainult noogutas. Linnas märkas ta Aleksit ja Eva-Liisat koos. Nad seadsid midagi aias, naersid ja puudutasid teineteist. Agne seisis hetke, tundes end võõrana, mitte valusalt, aga justkui oleks ta millestki ilma jäänud, millestki, mida polnud tal kunagi olnudki. Postkastist leidis ta kirja. Inglismaalt. Isa käekiri. Selles seisis, et tal on verevähk ja aeg on loetud. Ta oli kõik ette valmistanud, soovis, et tema tuhk saadetaks Eestisse ja maetaks kodumaale. Kiri lõppes selge sõnumiga. Jätab kõik Agnele. Ilma igasuguste tingimusteta. Tagasiteel metsateel tormas teele säsil, kukkus ja raputas tolmu maha. Oi kurjam, gravitatsioon sai jälle minust jagu, porises ta. Ma arvasin, et maa külge tõmme, aga näe, auto hoopis. Agne naeratas ja vastas. Tule, ma viin su meie juurde. Varahommikul tuli telefonikõne. Agne ema Anna soovis kohtuda. Kohtumine ei olnud kerge. Anna süüdistas isa. See on uskumatu, et Anton sellise otsuse tegi. Ilma minuga nõu pidamata. Agne jäi rahulikuks. Ema isa ostis selle maja mulle 10 aastat tagasi. Siis oli ta täiesti terve. Anna jäi hetkeks vait. Seejärel ütles teravalt. Sina ja su lubadused. Käitud samamoodi nagu tema. Tagasi Elena juurde jõudes istusid nad terrassil. Elena rääkis, et Aleks ja Eva-Liisa olid palunud kasutada tema hoovi oma pulmapeoks. Ma ei tea, Agne, ma ei suuda seda päriselt ette kujutada, ütles ta vaikselt. Säsil, kes seni kõrval vaikselt oli tegutsenud, tõstis pilgu ja lausus vaikselt. Sa vaatad selle mehe poole nii, nagu ta oleks rohkem su südames, kui sa ise tunnistad. Agne otsustas jääda truuks oma südamele. Ma võtan isa päranduse vastu. Ma austan tema soovi ja korraldan talle väärilise ärasaatmise, ütles ta. Samas tundis ta, et midagi on küpsenud ka tema ja Hanno vahel. Linnapäev Hannoga oli jätnud jälje, soojuse, mis ei nõudnud, vaid pakkus. Kui nad läksid koos linna, et kastma minna Agne kodu lilli ja tuua suveks veel mõned asjad, ootas ees kolimisauto. Anna juhendas kolijaid. Ta oli veendunud, et maja on veel Antonile kuuluv. Kui Agne talle ütles, et see on juba aastaid tema nimele kirjutatud, tardus Anna. Seejärel tormas ta majja järele, nagu saaks veel midagi tagasi võtta. Kodus akna all lilli kastes ütles Agne mõtlikult. Oled sa märganud, et kas seinad võivad sinuga rääkida? Kui sa kuulad, räägivad nad, kes sa tegelikult oled. Siis saabus telefonikõne. Isa oli surnud. Matustel hoidis Agne käes salvrätti, tugev ja vaikne, aga seest õrn. Hanno avaldas kaastunnet, jäädes tagasihoidlikuks. Nad mõistsid teineteist vaikuses. Hiljem kodus köögis istusid Agne ja Elena koos. Nad ei rääkinud. Nad ei pidanudki. Vaikus oli seekord leebe. Magamistoas soojas valguses istus Agne päeviks üles. Ta ei kirjutanud. Elena lamasta kõrval, silmad suletud rahulik. Nad hingasid ühes rütmis. See ei olnud lõpp. See oli hingetõmme. Enne järgmist sammu.